Lennart, Arnold, Ilves ja Kaljulaid, kõigil oma stiil, oma rada, oma vead tippus. Nad seisid, rahvas vaatas pealt, kas tõus või langus, elu näitab teelt. Presidendi elu, see pole kerge töö, kriitikud ja meedia iga sõna lööb. Eesti viivad edasi kord veel kord lahing, ajalugu kirjutab neist igaveseks. Lennart Meri tuli, tõi maailma siia, karismaga mees viis Eesti uuele liinile. Kuid terav keel tõi konflikti ja draamat, vahel tundus, et liigne on ta kanjoles vaim ja raamat. Arnold Rüütel, traditsioonide mees, maaelu kaitsesse jolli tema tassike teed. Kuid varju jäid skandaalid ja rahad, kas iga otsus oli õige, seda teada me ei saa. Ilves lipp sees, digitaalne kuningas, e-riik ja Twitter, ta tõstis Eesti pinnale. Kuid kulud ja kriitika varjutasid laulu, kas maksumaksja raha läks ka lipsude alla. Kersti Kaljulaid, esimene naine troonil, oli valmis astuma igasse rolli. Võrdõiguslikkus, julged sõnad ja teod, kuid valitsusega kiskus tuli ette keerulisi teid. Alar Karis, uus hääl ja uus vaade, rahvas ootas temalt tugevat haaret. Kuid vaiksemad sammud tõid küsimuse, kas president on nähtav või jääb Riigikogu varju. Igaüks neist on jätnud jälje maha, Eesti lugu areneb, aga meil enam ei ole raha. President peab olema rahva peegel ja tugi, mitte ainult nimi, vaid teenima rahva hüve. Lennart, Arnold, Ilves ja Kaljulaid, kõigil oma stiil, oma rada, oma vead tippus. Nad seisid, rahvas vaatas pealt, kas tõus või langus, elu näitab teelt. Presidendi elu, see pole kerge töö, kriitikud ja meedia iga sõna löö. Eesti viivad edasi kord veel kord lahing, ajalugu kirjutab neist igavesti. Eesti presidentidel on raske roll, kõigil oma tõus ja oma kontroll. Ajalugu mäletab nii hetk kui ka halba, nad kõik ehitavad Eesti uhkusega.